Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 22. episoodi. Talverõõmude jätkudes jätkame koos Mattiase ja Jakobiga. Tere! Tere! Täna on meil nii intervjuu kui tierlist, võib-olla üks viimastest tierlistidest, ehk siis kindlasti kuulake kogu episood läbi ning ma arvan, et kõigile, ka meile meeldis väga intervjuu, mille me tegime selle isikuga, keda ma ei nimeta, et te kuulaksite ka kindlasti lõpupoole. Aga arvestuste nädal tegelikult meie tierlist intervjuu võtavad väga suure osa episoodist juba ära, ehk siis rohkem on meil teadaandeid, mida te saaksite kiiruga teha ja rohkem on ka seda reitingu poolt siis meie poolt. Kõigepealt follow ka meid Puhkeka juttude Instagramis, seal on ka toimunud hetkel üks giveaway koos pobapoistega, ehk kindlasti minge @puhkekajutud Instagram ja vaadake üle viimane postitus. Vaadake meid YouTube'ist, subscribe'ige meile, kuulake meid Apple podcastist ning Spotify'st ja muidugi vaadake üle ka pobapoiste sotsiaalmeediakontod. Lisaks veel kerge plaag siin UPT-ga seoses on meil toimumas jõutõstmine. Te vist, mina tean sellest väga vähe, Jakob, äkki sa kommenteerid, mis toimub? No ma võin öelda et meil klassivennad korraldavad UPT raames siis jõutõstmisvõistluse. See toimub seal Maaülikooli spordihoones. Registreerida saab lingi kaudu, mis pandi sinna Rebaste Facebooki gruppi 2021-2022 Rebaste Facebooki gruppi, aga me paneme selle Formsi lingiga, ma arvan, siia descriptionisse, nii et kui te tahate, siis minge osalema, kui huvi pakub. Et ei pea kartma, et mingi ülitugevad mehed seal on, sest mina lähen ka sinna osalema seega. Viimast kohta sa ei saa, ütleme nii palju. Jakob, paneme 5 vahele, et ma ei saa viimast kohta või? Kui ma saan, siis saada mulle 5. Nagu, et kui sa saad viimase koha, siis mina saan 5 või? Ei, siis mina saan 5 sinu käest. Sest sa ütlesid, et viimast kohta ei saa. Sinuga ma päris vist kihla ju. Ma olen sinuga jõmmis käinud. Jakob valet. Ei, ma ei valetanud. Ma eeldasin, et te olete tugevamad kui Mattias, mis ei ole väga raske. Okei. Ei võta osa selle kommentaari peale. Pagan. Nii et igastahes kutsume kõiki ennast liigutama, sportima, kangi tõstma, vaadake üle link, mis on all descriptionis. Kuna tegelikult ka ei ole siin juhtunud nädalases väga midagi märkimisväärset ja võib-olla on see, et välitingimustes saab rohkem inimesi olla, aga meie tõstmine toimub siiski sisetingimustes, aga ikka püsige aktiivsed, liigutage, vaadake taliolümpiat, kas meil medal on tulnud? Pole kursis. Veel mitte, vist ei ole. Äkki Kelly Sildaru toob varsti. No ma ei tea, kaua see olümpia kestab, aga meil on kiire vist või? Vist ei tea tegelikult. Ei küll, Kelly küll võidab midagi, ma arvan. Me siin 3 noormeest Tartust palume, et Kelly, palun too meile medal. Jah, Kelly Sildaru, kui sa kuuled meie podcasti, siis võida. Ma ei ole eriti spordialaga kursis, aga tee hästi, vaata. Nagu hüppa ja keera ja siis vist võidad ka, ma ei tea. Praegu mingi Saksamaa juhib vist üldist arvestust. Ei, Norra. Okei, sa ei olnud teemaga kursis. Või oled nüüd? Nüüd olen jah, Google on lahti seega. Aha, okei. Igatahes Saksamaa, Norra, need tüüpilised tegijad teevad ka see talv. Jah. Ma tahaksin välja tuua selle fakti, mille üle ma olen suhteliselt õnnelik, on see, et ROC
mis on siis inglise keeles Russian Olympic Committee. Neil on vaid 2 kuldmedalit, mis on minu arust on see tähistamist väärt, juhu. Kas nende medalite vähesus on nagu tähistamisväärt või mis? Jah, just täpselt. Venemaaga üks asi veel. Neid süüdistatakse uuesti dopingu kasutamises, iluuisutamises, aga lugu on selline, et kuidas see võimalik on? See tüdruk on 15-aastane ja olümpiakomitee ei saa teda süüdistada. Nagu alates... Sa tahad väita, et sa saad 15-aastaselt minna olümpiale või? Väidetavalt nii. Ja teda ei saa süüdistada ise dopingu kasutamises. See algab alates 16-aastaselt. Ehk sellega on mingi jama neil ja nad ei tea, mida teha täpselt. Aga vist Venemaa saab iluuisutamises, see tiimide iluuisutamine saab vist medali kätte. No mingi aega tagasi oli siuke postitus ka vaata, et paneme lihtsalt kõik need dopingutarbijad ühte võistlusesse, nagu vaatame konkreetselt, mis aineid suudab inimene sisse võtta ja kui kõrgele ta päriselt suudab mingi hüpata, vaata. See oleks nagu popib kõiki lihtsalt aineid nagu. Ausalt, see on hea mõte. Siis vähemalt Venemaa saab ausalt mingis alas võtta osa. Ja nad saavad olla nagu ausalt kuidagi mingi asju tippus. Jah. Ei, aga kellelgi, ma kuulasin ka vist mingit podcasti ja kellelgi tuli ka siuke idee, et see oli vist nagu boksimise kohta, et sul on nagu all out, sa võid teha ükskõik mis aineid, mis dopingut, sa võid lasta krokodilli endale veenidesse enne matši ja minna nagu peksma või mingi oopioide teha, vaata. Sa lihtsalt ei tunne nagu enda käsi, sa võid enda mingi luud katki peksta lihtsalt nagu ise endale ja sa ei tunneks seda, eks ju. Ma arvan, et see ei ole hea idee. Ei, aga nagu mõtle, kui siuke nagu oleks olemas. Selle vaatamine, see oleks, ma arvan, päris rõve, kuidas mingi nagu reaalselt peksavad mingi vere välja või nagu kaklevad nii kaua, vaata. Ma arvan, et kuskil on nagu kuskil mingi underground mingi põrandaalune Fight Club. Ei, reaalselt Fight Club lihtsalt nagu see film. Ainult, et need vennad teevad hard drage ja nagu peksavad üksteist, kuni nad on surnud nagu. Need on full on aines, nad ei saa aru, mis toimub. Nad on, ma ei tea, mida teinud, lihtsalt ei tunne enda käsi ega keha lihtsalt. Vennal võib olla kõik hambad suust välja löödud, ta ikka seisab püsti ja lihtsalt peksab edasi, noh. Aga see on küll jõhker, noh. Nagu see on ikka suht julm. Ding, mõlemad oma nurkadesse süstima lihtsalt. Davai poiss, ma saan aru, 3 raundi veel peksab tal veene välja, vaata, tõmbab seda rihma kinni. Seal on pikemad pausid ka, vaata, seal on 5 minutit, et aine saaks mõjuma hakata. Ja kui keegi hakkab seda spordialasid nagu tegema, on ju, siis andke teada. Mitte me tahaks vaadata lihtsalt Ei, mitte, et me tahaks osaleda, me tahame vaadata, niipidi. Jah, me piilume sisse, et vaatame, mis toimub. Ja. Võime neid teleõiguseid osta, et me tegeleme uhkega ütledes marketingiga. Ei, ametlikult me ei toeta ainete tegemist, aga nii kaua, kuni kaamerasse ja on kõik okei nagu. Hetkeses kontekstis on see, ma arvan, täitsa lubatud. Ma tekin nalja, teeme nüüd tiirlisti. Kokkuvõtvalt, ärge tehke aineid sportiga, minge tõstma. Jah. Ole 15, kui sa teed dopingut olümpia. Ja osalegi giveaways ka. Tänane teema on HTG klassiruumid, ehk siis väljaspoolt Treffnerit võib-olla natukene tutvustav ja Treffneri siseselt ma arvan, et need klassinumbrid on meil siin ära toodud, ehk siis võib-olla õpite isegi natuke jälle, et mis klass asub kus, näiteks mina selle tiirlisti tegemise ajal õppisin küll. S-tiir on meil kodu, A-tiir on meil head võbinad, B-tiir on meil Harju keskmine, C-tiir on kus, ehk siis kahes mõttes, et kus see klass on ja kus, kas sa just ütlesid selle klassi, ning D-tiir eemaldage. Ehk siis põletage, laske õhku see klassivääri kohta, kus ma peaksin õppima. Alustame koolimaja numbritest, mis on antud klassidele. Esimene klass on number 102. Üldiselt humanitaarained vist seal. Kas see on see klass, kui sa tuled sealt peauksest sisse, siis kohe paremale või? Jaa. No
ma olen seal vist käinud ainult ühe korra, kui meil oli arvestus seal, geograafia arvestus. ma mõtlesin just, et geograafia. mingi kirjandus on seal olnud. On geograafia või? See on ju see, et sa teed selle peaukse lahti, siis on see väike koridor ja kohe paremal on see klass. jah. jah, kantselei vastas kohe. Ja. See on ju geograafia oma. Või tähendab, meil oli geograafia arvestus seal. minu arust ei olnud, ei, viimane geograafia arvestus, mis meil oli seal ju. ma olin kodus, nii et ma olin karantiinis sel hetkel vist, ei tea, mis te tegite. Igatahes minu jaoks Harju keskmine mul on veits tunne, et seal on jahe lihtsalt. Seda kindlasti. aga no see on maja üldiselt, aga nagu see on täpselt peaukse kõrval mingi soojustus võib olla aga noh, Harju keskmine pigem lõpupoole siis jällegi low tier. Minnes pikki koridori leiume klassi 105. 105 on pärast seda õpetajate tuba, eks ju? Ja. Kas meil oli seal kirjandus või? Ja, meil on olnud. Seal on need stashid. Ja, need kohad. Ei, see klass, see on, minu arust on suht siuke mõnsa klass, ma ei tea küll miks, aga mul on alati sealsed tunnid on nagu meeldinud kuidagi. Ja mulle meeldib eriti, et tagapingis on, no esiteks on üks laud, millel käib üks tala küljest ära, teiseks klassi täiesti tagaotsas on nagu ventilatsiooni need nagu augud. No need vist peaks olema tegelikult ventilatsiooni torude jaoks, aga sinna ei lähe nagu ventilatsioon. See on lihtsalt auk seinas, kuhu nad on selle mingi võre ette pannud või mis iganes asi see on. Ja noh, neid asju saab ära ka võtta, nii et ma olen sinna peitnud paar enda kommikest. Seega minu arust seal on suht head võbinad. Nõustun. Jah, ma ka nõustun. 107, see on nüüd see klass, kus meil on taga ka aken koridori poole siis. Koridori poole aken. Jah, mulle ka meeldib see klass, seal on ka minu arust head võbinad, see on siuke hästi pikk klass ja kui sa sinna tahapoole lähed, siis on nagu rahulik, vaata, eriti nagu kirjanduse tunnid, kus meie ei saa väga rääkida. Kas just ei saa või ei taha, see on nüüd huvitav. No mõlemad natukene, aga pluss me oleme seal viimane kord, kui me seal klassis olime, me tegime ühte füüsika eksperimenti paari klassikaaslasega, mis oli suht tore. Ma loodan, et need pistikud said nüüd tööle tagasi, aga minu arust see on head võbinad. Need on head võbinad, mulle väga meeldib ta klass. Jah, siuke. See on head võbinad, aga tagapool, sest see tagaken lihtsalt veits petrified mind, ehk siis ma pidevalt kardan, et keegi vahib mind sealt lihtsalt. Ükskord oli keegi vahtis mind ja siis lihtsalt nagu oli steering contest ja siis ta läks ära. Nice. Nagu, ainult Treffneris nagu. Mul oli lihtsalt steering contest mingi vennaga, see oli suht tore. Nii et head võbinad. 135, 136 ma käsitleks kui ühte klassi neid, sest no ukse asukoht on ainuke, mis klassides muutub. Jaa, suht. Minu arust, noh, seal on meil on nagu matatunnid seal, mis minule suht meeldivad, sest meil see Julia Polikarpusega on suht nagu ta ei ole nagu karm selles suhtes, et kõik peavad olema vait tegema, vaid ma saan nagu mingi pinginaabritega ja klassikaaslastega nagu pullida ka vahepeal. Et kui teen oma ülesanded ära, siis saan vahepeal nalja teha ja siis uuesti ülesandid teha. Et mulle see väga meeldib. Klass ise on siuke okei. Väga kurta ei saa. Ma ütleks, ta on siuke kõrge Harju keskmine, võib-olla madal head võbinad. Mulle tegelikult meeldivad need mataklassid. Need on nagu siuksed suured, aga kõik on nagu, noh, need ei ole vaata nagu pikad nagu 105 ja 107, vaid sul on nagu kõik on kuidagi nagu koos, vaata. Ma ei tea miks, aga see on siuke nagu mõnus tunne. Ja nagu see matatunnid on tegelikult toredad seal. Et paneks ka kas Harju keskmine tipp või head võbinad madal. Pigem on ikoonilised Treffneri klassid, noh. Pluss see asukoht on minu arust nagu väga hea. Mul oli vestlus ka. Aatriumi klassid ka. Jah, mul oli vestlus 135 ehk see on nagu kodu. Pane 136, pane head võbinad lõppu ja siis 135 pane Harju keskmise tippu. Kaval. Ja nii. 139
tuletan meelde, see on nüüd geograafia trepist alla minnes. Mata klass vist üldiselt. Ja meil on matad seal suht palju. Jah. No. Ta on okei. Jah, ta nagu kiita ei ole, aga ega midagi halvasti ei saa kah öelda. Väga siuke harju keskmine boto. Yeah. Hommikul unetunnid mööduvad seal. Seda küll. 141, vaat see on nüüd kus? See on küll nagu pole elu siis käinud seal vist. Mõni matatund on olnud tähendab. Oota, 141 on... See on see, kus need nagu riiulid on see koridor. See riiulite taga, ja. Et on tõesti kus. See on jah, väga huvitav. See on hästi ära peidetud klass lihtsalt. See 139 sa kuidagi leiad üles 141, kui sa ei tea, sa ei leia. 144 ajalugu. No seal on see kommide, mis korvike on seal äkki, mis plusspunktid minu poolt, nagu ma ei tea, mida öelda. Pluss seal on mängud ja pusled, seal on pusled. Matatunnid on seal väga toredad. Viimane tund, mis meil oli ka väga huvitav. Vot see on ajalooklass on ju. Ja, aga meil on matatunnid olnud seal üks. Ja on küll. Nagu, kui võtta nüüd selle kohta, et seal on see kommikaus ja pusled on see head võbina tipp või kodu. Aga mulle väga ajalugu vahest ei istu. Et see on ka siuke väga uimane klass. See nagu toopund ja seal on ajaloo võbinad. Et see on minu jaoks siuke Harju keskmine bottom. Ma ei tea, mulle endale nagu ajalugu kohati istub isegi, seega ma tahaks ta panna head võbinat keskele kusagil. Nii, Andreas. Tahaks head võbinat tippu panna. Kui sa oled esipingis seal vasakul ohke, sa ei näe lihtsalt tahvitega ekraani. Ja ma olin seal. No see on point tegelikult, jah. Ma olin esimene ajalooperiood seal ja ütleme nii, mul oli peale iga tundi oli kael kange. Ja, no ma arvan, siis ta läheb head võbinat bottom. Jah, paneme head võbinat bottom. Jah. Need peavad linkima seal. Jõuame teisele kursusele. Ruumiks on 202. Nagu näha, laual on ka joonestamisvahendid. Ta on head võbinat tipp või kodu isegi. Ta on tore klass, mulle ta meeldib. Seal on hästi palju tunde meil olnud. Meil on seal olnud kirjandust, eesti keel, matemaatikat vist isegi. See on meie koduklass ka. See on konkreetselt kodu. See on kodu. Yeah. Nagu see, et see aken seal tõmmas ka katki vahepeal. kes teab, siis mingil hetkel suutis aken seal ka mõraneda. Pole kindel, kas ära pärandatud, aga kes see kodu lõhkuma tuleb, ütleme nii. Jõuame 203 juurde. 203, see on meil on olnud mõned tunnid seal matemaatikat, nagu mingi praktikume ja asju, ja ma tean, et Andreas käis seal usundiõpetuses seal ja mina samuti piilusin üks tund sisse sinna, aga jah, see ehituse poolest, see on suht huvitav, nagu Treffneris väga, no peale muusikaklassi väga teist sellist ei ole, mis on nagu astmeline. Füüsika. Ja füüsika ka muidugi. No ongi, siis ta on üks kolmest. Jah. See on okei klass. Jah. Ei saa kurta, ei saa kiita. Jah. See on siuke Harju keskmine. Jah, seal keskel kusagil. Jah, Harju keskmine keskel. Minu jaoks ta on kodu enam-vähem. No sinu jaoks. See on nagu konkreetselt mul lemmikklass. No siis... Võib-olla muutub, kui me nüüd klassid üle vaatame, aga nagu mul on nii head võbinad seal lihtsalt. Sul tuleb uni seal hästi, sa õpid seal hästi, sul on lõbus seal nagu. See on konkreetselt kõik vajalik olemas. Kui toime ta head võbinad lõppu panna. Mina lubaksin. 204, saksa keel. Vamos. No teil kahel vist pole tunde seal olnud. On küll. Sul on? Mul on üks tund olnud seal. Ova. No igatahes
minul mõnusad saksa keele õpinad tulevad alati peale, lähen saksa lainele, nii kui ma sinna klassi astun, mis on eriti mõnus, eks ju. Ja tegelikult mul, saksa keele tundides kohati on mul nagu päris igav, aga kohati saab ikka väga palju nagu naerda nii-öelda. Et ma julgeksin öelda, et see on isegi head õppinud, kuigi saksa keel minu lemmikaine nüüd päris ei ole äge. Mina tahan ka nüüd öelda, et ma olin 1 tunni seal ka saksa keeles, kuigi ma ei ole saksa keele rühmas. Ma istusin sinna taha, kus on see kraanikauss, vaata. Ja too ei ole hea koht, kus istuda. Miks? Sest et ma lõin mitu korda oma küünarnuki vastu seda kraanikaussi ära ja ma piinlesin iga kord. Ma ei saa aru. 3-4 korda. Kuidas sa suudad? Ma ei tea, kuidas see juhtus ja ma lõin ka oma pea püsti tõustes vastu seda konksu seal ära. Kuidas sa ei saa nagu üldse hakkama? No ma tõesti nagu, esiteks see tund läks väga ilusti, nagu algus oli super, aga see lõpp oli kuidagi lihtsalt väga pikk. Siis mul tuli siuke uni peale ja siis ma ei tea, aga ei, muidu on nagu tore väike klass. Aga mina ei ütle siin, ma ei tea, ma ei ole seal nii palju olnud, et see tundub siuke mis ütlesid, hakkab head võbinad või? Jah, siuke head võbinad. Ma ütleksin, et 144 ja 203 vahel äkki. Ma ütleks 203 taha. Sul ei ole tundi olnud seal? Jaa. Seega, miks sinu arvamus loeb, Okay. Mina ütlen 203 taga. Nii, aga mul on rohkem tunde olnud. Aga mul on siiski tund seal olnud, sa ei saa sellele vastu võidelda. Mul on teie kahega kokku võrreldes olnud kordades rohkem tunde, nii et ma arvan, et see läheb 203 ette. Jah, okei. Sellele ei saa vastu 144 on kadunud siin juba nagu halva. Miks need 105 ja 107 seal on? Ei, ma ei... Lõpus rearrange on vajadusel. 206 arvutid. Head võbinad. Ainult sellepärast, et õpetaja laenas mulle hiirt, et ma saaksin oma kodutööd teha füüsikatunni ajal. Mul oli vaja hiirt, et teha olulist Exceli tabelit. Aha. Ehk siis lolli pelada. Jah, põhimõtteliselt. Aga õpetaja oli nii piisavalt lahke ja andis mulle ühe hiire, nii et aga muidu peale seda see on küll Harju keskmise lõpus või kus, või isegi eemaldagest, et ülejäänud võbinad ei ole head seal. Minu jaoks vähemalt. Klass on Harju keskmine. Siuke arvutiklass, ei oska midagi öelda. Jah. 212 füüsika praktikumi klass. Kodu. See läheb koju tippu. See läheb kodu tipp. Ei, kodu 202 taha. Okei, seda küll tegelikult. Aga siiski kodu, sest et esiteks meie Andresega oleme seal taga, kus ka Reeman vahepeal istub. Seal on väga mõnus. Üldsegi head võbinad, füüsika tuleb kohe, on ju. Kuuled paar Matu nalja ka, on ju. Ja mis veel? Sa lihtsalt kasutad kõike seda vara, mis seal on. Seal on nagu ajalugu seal klassil ka veel. Nii et... kõik on Nõukogude Liidust ka, nii et õpid natukene ajalugu ka. 213 tavaline füüsika ei oska emotsiooni väljendada. Ma nagu võib-olla mitte ainult aine tõttu, aga ka nagu selle klassi ülesehitus mulle eriti ei meeldi, sest et nagu mulle meeldib see, et see on astmeline. Mulle ei meeldi see, et need lauad, esiteks neid ei saa liigutada. Teiseks, kui sa istud mingi 2 inimese vahel, siis sul on täpselt... Sa lihtsalt ei mahu. Jah, sul on 0 ruumi, eriti mul, ma mingi paks ka veel. Ma nagu ei liiguta üldse seal. Ja siis, kui ma tahan kuhugi välja minna, siis ma pean mingi 4 inimese koti peale astuma või varvaste peale, eks ju. Pluss pika inimesena, kui sa istud mitte seal kõige taga, vaid ükskõik kus mujal, siis sa ei mahu ära sinna. Minu põlved on suuremas ajast vastu seda lauda
ja ma ei saa oma tooli ka tahapoole lükata, sellepärast et noh, ruumi ei ole. Et see on, sa ei saa kus panna, aga see on siuke harjukis. nagu lauad on ikoonilised lihtsalt. Ei, kui sul nii kitsas ja väike seal kogu aeg ei oleks actually lõbus. Jah, kui seal oleks rohkem ruumi, oleks see hea klass, aga lihtsalt seal on ebamugav. Nagu 6 tondil ühine laud. ei nagu, Milleks? nagu 5 nagu, nagu lihtsalt. sa räägid praegu, et kui oleks, aga me peaksime rääkima sellest, mis on. Ja seal 5 tondil ühine laud, Jah. see on see on kus ei katastroof. ole ruumi. Ta läheb See on mingi Harju keskmise lõppu. Heal juhul. jah. Eemaldage suva. Ei, tegelikult nagu küll. pooleldi. Tegelikult küll, Lihtsalt minu arust eemaldage. Nagu Sest eemaldage. see on nii ebamugav klass, et Jah. mina ei kannataks seal väga Jah. palju olla. Kui sa nagu ääres ei saa istu seal kõige taga ääres, siis esiteks, kui sa tahad vetsu minna, sa ei saa. Sa ei lähe tunni ajal vetsu. Jah, ma pigem teeksin püksi. Ja kui sa istud kuskil mujal kui tagapingis, siis sa ei mahu ära sinna. Eemaldage. Ümberehitust vajav klass. Jah. Võib-olla vanasti olid inimesed väiksemad, me ei tea. 216 keemialabor. Seal pole me pidanud väga tihti käima vist. Ega vist väga keegi seal peale looduslaste tihti ei käi. Jah, seda nüüd küll. Ma olen 1 korra seal käinud. Sa puudud keemiatundidest veel nii tihti või? Jah. Tuleb välja, jah. Meil oli 6 jooksul 2 praktikumi ja ma puudusin mõlemast. Jumala tore oli. Selgitab hindeid. Oi. Okei, sorry. See läheb, ma arvan... Harju keskmine. Yeah. Me ei ole, mina ei ole muudes laborites käinud, ma ei tea, mis seal toimub. Mina olen. Okei. Nice. Jah, okei. 217 keemia enda klass. Jällegi tihke. Yeah. No ma ei tea, minu lauaga on niimoodi, et see nagu kõigub. Jaa. ja nagu see peab olema nagu minu kõrval laua nagu peal, või see peab toetama selle peale, et ta ei kõiguks. Sul pidevalt pean nihutama seda sinna. Siis see nagu käib vähe närvidele. Pluss keemia nõuab väga palju pingutamist. Ma panen iga tund, voldin, nagu rebin ühe lehe välja enda ühikust ja panen nagu voldin kokku ja panen selle laua jala alla, et see ei kõiguks. Ja ma näen iga kord, kui ma sinna tundi lähen järgmine päev, see paber on kadunud ja mul on sama probleem. Ja eriti kui nagu minu kõrval ei istu kedagi, see laud lihtsalt kõigub nagu hull. Ma mäletan, mul oli joonestamine ja see oli kõige õudsam kogemus teha seal klassis joonestamist. See laud lihtsalt kõikus ja mu jooned tulid nii kõverad vahepeal. No seda lahedat masinat seal nurgas ei ole me ka kunagi kasutanud. Äkki see on lihtsalt äkki see on kaunistuseks lihtsalt. Mul on tunne, see on eemaldage. Äkki see ei töötagi. Ma ei tea. Jah, kuidagi nagu mul on tunne, me viskame ta eemaldage, aga nagu kõige paremad mälestused tekivad just nendest klassidest. Ja täitsa võimalik. 220 muusika, jällegi aknaga klass. Jällegi vähe ruumi, nagu füüsikas. Siin on nagu märkimisväärselt rohkem ruumi kui füüsikas, aga siiski ruumi on suhteliselt vähe. Aga siiski, kui sa tahad klassist välja minna tunni ajal, mina astun vähemalt 2-3 koti peale. Esiteks need kotid ei mahu ka sinna, minu seljakott ei ole väga hea, et nagu tooli selja peale panna, siis see on maas, on ju. Ma panen selle otse enda taha, siis minu selja taga olev inimene lihtsalt paneb oma jalad minu koti peale või lööb mu kotti. Siis kui ma üritan oma tooliga taha minna, siis mu kott jääb ette, aga seda ei saa kuskil mujale ka panna. Siis kui ma üritan välja minna, seal jällegi ei ole ruumi ja ma astun mitme inimese koti peale ja siis ma lõpuks mingi koperdan sealt välja, on ju. Et aga muidu mälestused on väga head, laulmine on väga tore. No kui keegi ütleb 220, siis minul on üldiselt kus, sest ma ei tee vahet nii auditooriumil ja muusikaklassil. No, ma olen selle kus hinnanguga nõus lihtsalt. No minu idee on see, et see on lihtsalt füüsikaklass, aga natuke parem. Ja nagu natuke seega.
225 bioloogia. Vot minule on bioloogiatunnid väga meeldinud, ma ei tea, kuidas teile, aga mina annaksin lausa koduhinnangu sellele. Seltskond too. Mul tunne, et klass ise ei anna seda välja. Sest minu koht on siin huvitav, miks paremal taganurgas ja mina ei saa vastu seina toetada, sest me oleme otsustanud siia seinale taimi panna mingi klaaskarvi sisse ja lihtsalt ei saa mõnusalt vastu seina toetada ehk no aga ei peagi, sul on seljatugi selle jaoks. Ei, aga no, head võbinad on küll. Ma ütleksin, et noh, see nagu punt, kelle ümber me istume seal, mina Andreas istume seal kõige taga kaugemas nurgas õpetajast põhimõtteliselt ja see nagu need inimesed, kes meid ümbritsevad, see on suht naljakas ja siis niimoodi tunni ajal vaadata, et kui bioloogiast igav hakkab hetkeks, siis saad lihtsalt vaatad kõrvale korraks, mida Ints teeb ja siis läheb huvitavaks. See on piisav juba. Ma tahaks ka sellist kogemust bioloogia tunnis, aga mina seda ei saa lihtsalt. Mina vaatan ette, minu ees istub Tristan ja Liisa. Jah, need kaks. Rohkem pole vaja. Minu kõrval istub Villu, siis kui vaadata diagonaalis paremale istub Kärt ja Merru ja siis meie kõrval taga istub Toomas ja Ints. Tristan ja Liisa, seda me ka kommenteerima. Kärt ja Merru, ma vaatan, kuidas need mõlemad tryhardivad bioloogiat ja see kurb. Nõus. Ints ei tea, mida ta teeb. Toomas üritab aru saada. Mina ja Villu, meil tuleb iga kord mingi kriis lihtsalt ja me mõtleme, et issand juba, miks me tulime siia kooli ja mida me tulevikus teeme. Ja me lihtsalt oleme seal tagapingis, vahime õpetajat ja seda tahvlit ja siis me lihtsalt oleme, et oota, millest me nüüd räägime ja mitte kumbki meist ei tea ja me ei saa aru. Nice. Ehk siis seega kokkuvõttes tuleb mingi Harju keskmise tipp. Mul on tunne, jah. No jah. 227 geograafia klass. Kus? Kus? Ma tegelikult, kui aus olla, mul ei tule praegu silme ette, kus see klass on. Oota. Aatriumist sinna. See on konkreetselt geograafia trepid ja sulle tule geograafia klass ette. Ei tulnud, jaa. No, see on kohe bioloogia lähedal, aga see on reaalselt kus nagu. Vähemalt oli nagu tore seebri bingot mängida. Ma üritan mõelda, no pigem on kus. Pigem on. Õpinad on head, aga need ei ole niivõrd ka nagu klassist tingitud. Ma paneks selle muusika taha koos olla. Nüüd tulevad vene klassid. 301, oleme jõudnud 3. korrusele. Seal mina ei ole käinud, Andres, sina oled. No, olgem ausad, 301, 302 annab võrrelda, ainult tahvel on meil muutunud nagu pildilt ka näha. No ma ei tea, 302 ma olen käinud ainult selle ühe inglise keele arvestuse tõttu ja noh, seal ma olin ka kusagil tund või 45 minta. Nagu täismaja on puudu sealt klassist, ma ei ole nagu tea, mis seal toimub, kui see on nagu täis, sest meie vene rühm on üpris nutune ja tühi ja võib-olla see teebki minu jaoks asja just heaks nagu selle juures. Siis kui seal väga palju higiseid noormehi oleks, siis ilmselt ei oleks nii head võbinad. Me kohe jõuame selle juurde. Minu arust just oleks. Nii, mis sa arvad? See on siuke Harju keskmine klass. Nojah, sinu hinnang on praegu kõige parem praegu. Aga see on siuke bioloogiast ette, sest nagu ei ole... Ei, mees mõtle, sa ütlesid, bioloogia on head võbina teeb. Jaa, aga see ei ole jällegi klassist väga tingitud, see on seltskonnast tingitud. No, okay. Harju keskmine kõige tippu bioloogiate. Mis ma 302-ga tahan teha? 302. Oot. Need on kaks eri asja. Üks on Winteri klass ja teine on Ljuba klass. Sama klass, aga erinev tahvel ja õpetaja. Erinev seltskond ka. Ja uks, aga no seltskond ei ole niivõrd tähtis, me hindame klasse. Me hindasime bioloogiat seltskonna järgi. Panime Harju keskmisesse tolle. Ei, tegelikult 300 klass on tore. Seal taga on mingid kaunistused ja vene keel on väga lahe.
armastan Ljubat, mina paneks selle kui kodu. Minu arust ei ole kodu. Üritan nüüd matemaatikat seal klassis õppida. Miks sa matemaatikat seal klassis õppid? Kodu on see, et sa võid õppida põhimõtteliselt ükskõik mida. Ma võin seal klassis ükskõik mida õppida, see on nii hea klass. Meil on täismaja, meil on kõik nii targad meie rühmas, kõik oskavad vene keelt. Minu kõrval istub Joonas ja minu teisel pool istub Hans ja Mark. Ja Ljuba on väga tore ja hea, et ta lühike on, sest muidu ta ilmselt sinna klassi ei mahuks ära. Sest et see on nii kaldus selle katusega. Mina ütleks küll, et see on kodu, aga te võite panna selle Harju keskmine, aga 301 siis. Vabalt. 303, järjekordne arvutiklass, järjekordne Harju keskmine. Jah, ma ütleks, et ta on teise arvutiklassi ees, aga siiski Harju keskmine. Ingliskeeled, võib-olla teeme selle 312 enne ära, see seisab siis meil psühholoogi kabineti kõrval ja vajab eraldi treppi. Seal mul on ka suht vähe kogemust. Ma ei ole seal üldse käinud. Ainult katus on põnev seal nagu, ülend on siuke. No kõik need inkaklassid on meil ehitatud püramiidiskeemis, eks ole, et nagu sa tunneksid, et sa on nagu osa ja kõik on nagu U-tähekujuline, aga ja nõus, aga üldiselt no see on küll kus nagu tegelikult, kui keegi ütleb 312, siis mina ei tea kus. Siis need kõik 3 klassi on nagu tegelikult. No 300 tegelikult me võime rääkida nagu mis me teeksime need, aga kui keegi ütleb 300 midagi inglise keele klass, siis sa lihtsalt ei tea, kus see on. See on küll tõsi nüüd. Nagu 309, 308 vahe. Ma ei tea, teil on nagu rohkem 309 tunde, mul on rohkem 308 tunde. Ja ainuke, mis seal muutub, on see õpetaja laua asukoht, mis tegelikult ima väga ei muuda midagi. Aga ainult, et see, et ma saan hüpata tunnist välja puhkesse on nagu piisav. Jah, no ma ei hakka vaidlema ka, mul ei ole millegagi nagu vaidle. Ja see võtab kokku meie selle nädalase tierlisti. Loodame, et kõik, kes Treffleris on käinud, tahavad natukenegi nõustuda meiega, kuid siin oleme meie oma arvamusega, teile jääb ka õigus oma arvamuseks. Võib-olla inglise keele klassi nii kõrgele ei tõstnud, kui nad vääriksid seda, aga Markus Hildebrandt, meie tänase saate külaline, on siin, et rääkida, mis tema teeb meie koolis ja kuidas tema arvab asju. Täna meiega liitunud härra Markus Hildebrandt, tere! Tere! Aitäh, et tulite meiega podcasti. Kõige esimene küsimus siis on just, et miks te Treffnerisse tulite õpetama? Ja, see oli tegelikult nii raske küsimus, et ma tulin ju Eestisse aastal 2000, kui ma tulin Eesti-Saksamaa koostööprogrammi raames siia saksa keelt ja kultuuri õpetama, siis kui teises koolis. Aga siis aja jooksul ma sain ka aru, et Treffner on niisugune kool, kus võiks kunagi tulevikus ka töötada ja iga kord, kui ma siit möödusin tänaval, siis mõtlesin, oleks ilmselt huvitav õpetada koolis, kus on ainult 10–12 klass. Ja ma olin ka väga hea kuulnud koolist. Ja siis aastal 2007 oli see valitsusprogrammi jaoks läbi ja siis tekkis küsimus, mida teha. Ja ma võtsin ühe aasta vabaks, et olla kodus oma siis väikse pojaga, et ta õpiks ka saksa keelt korralikult, et suhtleksin temaga iga päev saksa keeles. Ja siis ma nägin, et aastal 2008, et Treffneri gümnaasium otsibki inglise keele õpetajad. Ja no algusel mõtlesin küll, sinna on nii tugev konkurents, et kas ma annan üldse avalduse sisse, aga siis mu abikaasa ütles, et ei ikka ja tegingi. Tulin vestlusele ja siis lõpuks võeti mind tööle. Nii et te räägite mitut keelt ka, nii et ladina keel, saksa keel, inglise keel, eesti keel. No, see rääkimine on muidugi väga subjektiivne, ütleme, emakeel on muidugi saksa keel. Ja kui nüüd mõelda, millises keeles ma suhtlen kõige rohkem praegu, no siis peab tunnistama, terve aasta lõikes on see isegi rohkem eesti keeles. Et
juba mitu aastat tagasi nägin esimest korda eesti keeles und, see oli niisugune vau elamus, mõtlesin, oi, nüüd sa näed juba eesti keeles und. Aga no muidugi saksa keelt räägin emakeelena, eesti keelt räägin igapäevaselt, siis inglise keel tundides või kui suhtlen oma sõpradega, kes elavad Ameerikas. Ja siis läheb juba natuke kehvemaks, mis puudutab rääkimist, et ma oskan küll algtasemel hispaania keelt. Ma saan rohkem aru, kui ma räägin. Prantsuse keeles samamoodi. Itaalia keeles üritan praegu edusamme teha. Ja nüüd, mis puudutab ladina keelt, sest seda tavaliselt ei õppita ja ei õpetata rääkimiseks, vaid pigem tekstidest arusaamiseks. Nii et ma vist ei või öelda, et ma räägin ladina keelt, ma saan ladina keelest aru. Aga kas te õpetaksite, kui sa nüüd saaksid uuesti valida, kas sa hakkaksid õpetama ja saksa keelt hea meelega rohkem või siiski jääksid inglise keele juurde? Et kui sa peaksid nagu ühe valima nendest keeltest, et kas oleks saksa keel, inglise keel või ladina keel? Tegelikult on nii. Ma ei ole ju kunagi saksa keelt ülikoolis õppinud. No näiteks selleks eesmärgiks, et seda hiljem välismaalastele õpetada. Mina olen ju õppinud ülikoolis inglise ja ladina keelt ja tegin ka oma õpetaja koolituse nendes kahes aines. Nii et oma emakeelt kellelegi selgeks teha on väga raske, sest sina oled selle nii-öelda emapiimaga kaasa saanud. Sina ei tea alati, kus need raskused on ja sul ei ole võib-olla isegi süsteemset ülevaadet oma emakeele süsteemist. Nüüd inglise keeles on hoopis teistmoodi. Mina õppisin inglise keelt võõrkeelena õpilasena. Mina õppisin seda ülikoolis. Ma tegin õpetaja koolituse selleks, et saada inglise keele õpetajaks. Nii et ütleme, seda õpetada on kindlasti lihtsam juba sellepärast. Ja teine faktor on muidugi see, mis on muidugi väga kahju, on see, et ilmselt on õpilased rohkem motiveeritud õppima inglise kui saksa keelt. Miks see nii on? Esimene asi on muidugi kultuurne mõju. Et noored inimesed viibivad inglisekeelses keskkonnas, kõik mida nad tarbivad, kui see oli just eesti keeles, on inglise keeles. Ja see toob endaga kaasa, et õpilane tunneb ennast väga kindlalt inglise keeles tunnis, ta teab, et ta oskab, ta saab väga hästi aru ja see on ta rohkem motiveeritud. Ja huvitaval kombel saksa keeles võib-olla, kus ta võiks ju palju rohkem juurde õppida, sest tema oskus on seal palju väiksem kui inglise keeles, just sealt seda motivatsiooni ei ole. Ilmselt sellepärast, et ta väljaspool koolitunde seda üldse ei kasuta. Ja see on tegelikult kahju, sest inimesed seostavad saksa keelt alati saksa kultuuriga muidugi. Ja mis on nende jaoks saksa kultuur? See on jalgpall, õlu. Inimesed huvitavates rahva rõivastustes, kes tantsivad imelikke tantse seal kuskil. Aga iga kord, kui ma viin ja loodetavasti ma viin ka teid oma klassi varsti Berliini ja inimesed, kes on esimest korda Saksamaal käinud Berliinis, issand, ma ei teadnud, kui cool Saksamaa on ja saksa kultuur, see ei ole üldse see, mis tihti mulle oli, mis oli minu ettekujutus saksa kultuurist. Ja siis ma olen näinud üksikutel õpilastel tuleb ka suure motivatsioon õppimiseks. Ja inglise keelega on ka see, et hästi palju, sa saad kõigiga suheldes, et suurem osa maailmast oskab seda, et siis on nagu, et sellepärast on ka, et töökohtadel on see kasulikum kui ütleme saksa või vene keel, et jaa, aga ütleme nii, kui mõtleme nüüd tööturu peale, et peame sellega arvestama, et tänapäeval noorte hulgas kõik oskavad inglise keelt. Küll erinevatel tasemel, aga nüüd öelda, et see, et ma oskan inglise keelt, annab mulle mingit eelis töövestlusel, ei. Sa oled kõigega väga sama, aga nüüd iga võõrkeel, mida sa oskad rahuldaval tasemel lisaks, annab sulle eelise. Ja kindlasti, kuna Eesti tööstus on ka väga seotud Saksamaa turuga, on saksa keele oskus kindlasti üks suur eelis tööintervjuul. Oleneb muidugi, kuhu sa kandideerid, aga kui ma mõtlen näiteks mööblitööstuse peale,
kus Saksamaa on väga suur turg, kuhu eksporteerida, siis saksa keel kindlasti annab eelise. Nüüd te väiksite, et te räägite ka siis hispaania, itaalia ja prantsuse keelt. Kas ka kreeka keelt? Olen kuulnud, et natukene üritate seda ka. No, on olemas nii-öelda vana kreeka keel. See on see keel, milles kirjutas Homer ja kirjutasid teised kirjanikud. Et ma õppisin koolis vist 4 aastat vana kreeka keelt. Ma oskan veel alfabeeti, ma oskan veel väga lihtsaid lauseid lugeda ja nendest aru saada, aga ma ei ole sellega edasi tegelenud, nii et see on võib-olla minu kõige kehvem keel praegu. Kas te saate mõne näite tuua, öelda midagi näiteks hispaania keeles? Üks hästi lihtsa lause ei pea üldse midagi keerulist ütlema. Buenos días, estudiantes. Me encanta estar con Matías far un podcast, mis tähendas siis tere päevast, kallid õpilased, mul on väga hea meel olla koos Mattiasega teha temaga podcasti. Suur aitäh! Nii et te olete õpetanud kauem, kui meie oleme olnud elus põhimõtteliselt. Kas suurimaks erinevuseks hariduse juures võib pidada siis seda digitaliseerumist, mis on nüüd juhtunud viimase, ütleme, 10 aasta jooksul, et kõik on nagu läinud interneti, eriti nüüd see viimane, kui on koroona tulnud ja me oleme kodus ja... Ma arvan küll, sest et õpilaste, üleüldse inimeste iseloom ei muutu nii kiiresti aja jooksul ja mina ma olen küll tähele pannud, et kui ma tulin aastal 2000, ma juba mainisin Eestisse, siis olid Eesti õpilased ikka hoopis teistmoodi kui saksa õpilased. Nad ei võtnud väga sõnatundidest, nad olid väga vaiksed. Et ma tundsin mingid vahed. Värskelt tulles Saksamaal Eestis, ma tundsin vahed Eesti ja saksa õpilaste vahel. See on kindlasti muutunud. Eesti õpilane on palju rohkem avatud. Ta võtab sõna, ta oskab olla kriitiline, ta oskab küsida, ta oskab endast rääkida, mitte kõik, aga ütleme nii, et see on väga muutunud. Aga mis puudutab nüüd koolielu üleüldse, ma arvan, siis ütlesid õigesti just see tehnika ja digitaliseerimine on toonud suured muudatused. Ja just eile arutasin perega, mis need head ja need halvad küljed on. Hea külg on küll see, kui niisugune pandeemia nagu praegu oleks meid tabanud, no ma ei tea, 15-20 aastat tagasi. No ma ei tea, mida oleksime teinud. Et võib-olla oleksime siis postiteel teilega suhelnud, oleksin teile koopiat koju saatnud ja siis kunagi nädala pärast oleksin teie kirjad mulle postiteele tulnud, ma ei tea. Aga need halvad küljed võib-olla on see, et tänu tehnikale saame väga palju lühikese ajaga teha. Aga see tähendab ka, et õpetaja saab sul iga kell mingid ülesandeid saata. Ütleme 20 aastat tagasi või 25 aastat tagasi, kui ma unustasin kodutööd anda tunnis, no siis oli rong läinud, oligi nii. Nüüd ma saan ju iga kell stuudiumisse minna ja midagi üles panna ja see toob endale ka kaasa, et kindlasti maht on suurenenud nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks ja ütleme, see töötempo on suurenenud kindlasti. Aga kuidas teile need muutused meeldivad, et kas see on pigem positiivne või negatiivne? Ütleme nii, kui me teadvustame endale need negatiivsed küljed, millest ma just rääkisin, siis ma arvan küll, et see on ikka suur õnnistus, et meil on see tehnika olemas, et ma saan vajadusel õpilasega Zoomi kaudu suhelda, et niisugune väike viirus ei suru meid nüüd täiesti põlvili. See on pigem hea asi. Nii et te õppisite enne ju Texases, käisite Ameerikas õppimas, et miks just siis Ameerika ja Texas ja rääkige natukene oma seiklustest seal? Jaa, miks, et see oli ülikooli ajal, võib-olla pean sellest alustama, just rääkisin sellest, et kui mina olin teie vanune, ei olnud internetti, ei olnud kaabeltelevisiooni minu linnas, nii et ainuka allikas inglise keele jaoks, mis ei olnud olemas allikat, oli ainult minu inglise keele õpetaja tunnis ja see oligi kõik. Ja siis ma läksin ülikooli,
Saksamaal Göttingeni ülikoolil ja olin seal 1-2 aastat ja siis ma taipasin, et ma pean ikka ja mitte ainult lühikeseks ajaks, sest ma olin küll Inglismaal käinud mitu korda, aga ma pean ikka pikemaks ajaks minema keelekeskkonda. Ja siis ma otsustasin minna välismaale ja kuna ma olin Inglismaal juba korduvalt käinud, arvasin, et lähen Ameerikasse. Mulle ka juba ülikooli õpingute ajal tundus, et see Ameerika kultuur ja keel huvitas mind rohkem. Ja siis otsustasin Ameerika kasuks. Ja miks nüüd Texasesse, see on pigem juhus, aga mitte ainult, et mulle meeldib väga soe ilm ja soe kliima. Ja minu jaoks oli kindlasti välistatud, et ma lähen kuhugi sinna New Yorki kandis, kus on talv ka minu jaoks suhteliselt külm. Ja kuna üks õppejõud minu Saksamaa ülikoolis oligi Texasest pärit ja ta oli ka minu nii-öelda õpilasnõustaja, siis temaga arutades jõudsimegi lõpuks sinnani, et ma kandideerisin sinna Texase ülikooli, kuhu ma läksin siis ka 8 aastaks. Nii et külm ilm ei meeldi, aga Eestis on päris siuke kargid ilmad talvel. Ja, ärme räägime. Okei. Aga kas teil on nagu Ameerikas sõpru ka, et kas te külastate neid ja kui tihti te külastate ka siis Saksamaal oma sõpru sugulasi? Jaa, Ameerikas ma olen nüüd juba mitu aastat käinud. Tegelikult näiteks poeg olen veel sinna sattunud, et ma olen talle küll öelnud, et teeme kunagi mingi Ameerika tuuri. Tahan sulle näidata, kus ma käisin. Aga suhtlen nende sõpradega siis interneti teel. No jälle, tehnika õnnistus, ma saan nendega suhelda WhatsAppi ja Zoomi ja ükskõik mille kaudu. Ja Saksamaal, kuna minu vanemad on kahjuks juba surnud ja mul õdesid, vendasid ei ole, mul on ainult kauged sugulased, siis ma nüüd küll iga aastas võib-olla ei käi, ma võib-olla 2 aasta tagant umbes nii jõuan Saksamaale. Kas tunnete ennast rohkem eestlase, sakslase või ameeriklasena? Ikka sakslasena. Ikka sakslasena. No, ma olen nüüd küll 52, aga ikka rohkem kui pool oma elust praegu veel olen elanud Saksamaal. Et ma olin 30, kui ma tulin Eestisse, et ma olen seal sündinud, koolis käinud, ülikoolis käinud. Igasugused väga olulised sündmused, mis teie elus on võib-olla nüüd ka viimasel ajal juhtunud ja hakkavad veel juhtuma, armastus ja õpingud ja raskused, see kõik on ikka pigem seotud olnud Saksamaaga. Ma tunnen ennast ikka sakslasena. Kas te igatsete ka midagi Saksamaalt toitu või kultuuri, et Eestis ja sakslased on suht erinevad ikkagi? Jaa, millest ma tunnen puudust on kindlasti see, et Saksamaal on väga lai nii-öelda ajakirjandus ja väga hea tasemel ajakirjandus, väga kvaliteetsed ajakirjad. Ja nendest ma tunnen puudust, sest Eestis neid eriti ei ole. Postimees on küll Eesti ajakirjanduse lipulaev, aga kui ma võrdlen teda ikka mingi Saksamaa ajalehega, siis ta tundub peaaegu juba kollane olevat. Ja millest ma võib-olla ka veel tunnen puudust on muidugi, ma olen šokolaadi austaja, üritan seda mitte nii palju süüa, aga nii Milka kui Rittersport, mida ju müüakse ka Eestis, neil on nii palju variante, aga Eestis on väga piiratud valik nendest variantidest. Ja millest ma võib-olla ka veel tunnen puudus on tegelikult Saksamaa maastiku varieeruvus, et Eestis on ikka, on need väiksed küngad siin Lõuna-Eestis on olemas, aga ütleme, kui sa saadad mulle pildi Põhja-Eestist ja võib-olla Lääne-Eestist, mina ei saaks vahet teha, see on kõik väga-väga sarnane, aga kui sa sõled läbi Saksamaa, siis sa näed ikka väga erinevaid maastikke ja just need erinevused on tegelikult väga huvitavad. Kas Saksamaa ja Eesti traditsioonid on erinevad ka ja kui on, siis mis on nagu kõige siis idiootsem või siuke huvitavam Eesti traditsioon, mis teile väga ei meeldi või
või kas on üldse sellist? No idiootseks ei saa midagi nimetada, kui see on ühel rahval juba pikka aega traditsioon olnud. Siis tal on ilmselt põhjus, et see on traditsioon. Aga millega ma ei ole või kodus ma pean sellega harjuma. Siin tööl ma ei ole väga harjunud ja kolleegid pahandavad minuga vahepeal. Et minu jaoks on võõras see, et mõned ütlevad, et majas ei tohi vilistada. Mina ei ole selle mõtteviisiga Saksamaal kunagi kokku puutunud. Ja ma mõtlen alati, need vaesed lapsed, kuidas nad õppivad siis üldse, kuidas vilistada, kui kodus ei tohi või kodus ei tohi seda teha. Kus siis saab seda õppida. Et need on niisugused traditsioonid, kus sa vahepeal mõtled, kui loogiline see nüüd tõesti on, aga tegelikult kõik ülejäänud on ju suhteliselt sarnane, ütleme, et Eesti on ju ajalooliselt olnud ka kristlik maa, et ta on saksa kultuuriga väga seotud olnud, nii need erinevused on väiksed. Okei. Nii, siin on Andreselt üks küsimus, et kus te oma trippi hangite, ehk siis riideid, et oma riideid, et ta on kirjutanud siia taha, et tahaks ka nimelt naisi saada. Riietega on niisugune huvitav lugu, et minu abikaasa alati pahandab minuga, et mina tegelikult väga sellesse ei süvene, et mina pean ütlema, et mina muretsen riideid endale võib-olla 2, 3, 4 aasta tagant, kui abikaasa mind ei lükka just poodi, et mina selle peale väga ei mõtle, et see on teema, mis ta peab olema puhas, ta peab olema mitte auguline, aga kas see särg on 4 aastat vana või 5 aastat. Mul on särgid, mis on 10 aastat vana, aga abikaasa ei luba neid enam kooli kanda, aga mina riidesse väga investeeri. Okei. Nii et teil on ka 3 nime. Teil on tegelikult ju Ernst Markus Hildebrand. Et mis teil on nimi Ernst vastu? Miks? See on muidugi üks erinevus. Vanasti eestlastel oli tavaliselt ainult üks eesnimi. See on muutunud. Nüüd on peaaegu kõikidel on 2 eesnime. Ja see traditsioon on nüüd välismaalt siia tulnud. Ja nii, et see on Saksamaal täitsa tavaline, et sul on 2 eesnime, vähemalt 2. Ja Ernst oli minu emapoolne vanaisa. Tema oli Ernst. Ja siis ilmselt, kui ma tulin siia maailma, siis otsustasid nad, et vanaisa nimi peab ka kuskil olema, aga nimi, mida ma igapäevaselt kasutan, millega mind kutsutakse, on ikka Markus. Ja oluline on see ka. No see kõlab natukene paremini ka. Jaa, mulle meeldib. Seda on kerge mõelda ka kui Ernst. Okei, aga teie poeg sai nüüd 18, on ju? Jaa. Esiteks, et vaba aega, kuidas te sisustate, et kiusata oma poega või... Et teil on, ma olen näinud siin kooli peal on vahepeal niimoodi teete nalju üksteise vahel, et seda on tore näha. No, ma ei tea, ilmselt tema arvab, et ma teda vahepeal kiusan, aga ma ei kutsu seda kiusamiseks, aga vaba aja veetmine pean tunnistama, et õpetajana ei ole seda väga. Ei ole seda väga, aga muidugi kui on hea ilm, olen hea meelega kuskil rannas, kus on soe. Siis ma loen väga palju. No nii palju kui saab. Et tegelikult mis tähendab palju. Päevas võib-olla pool tundi. Rohkem õhtul ei jõua. Võib-olla ka tund tuleb vahepeal kokku. Ja siis, mina olen vanamoodne inimene, mina vaatan ikka televiisorit. Ma ei vaata arvutist ja ma pigem vaatan kõik neid Inglismaa krimiseriaale, mida ETV meile pakub. Ja siis ma vaatan võib-olla ka veel saksa uudiseid vahepeal õhtuti. Ja millega ma veel tegelen, et pean tunnistama, mulle meeldib koristada. Et mina olen see, kes iga nädal koristab terve maja. Mina olen see, kes peseb aknaid ja kardinaid. Seda ma olen juba teinud, kui ma olin teie vanune. Ja ma ei tea, miks see nii on. See lihtsalt tuli nii. Aga minu jaoks see kodu koristamine ja korda settimine
on niisugune tegevus, mis puhastab kuidagi mind ise. Et ma näen mingit tulemust, et kõik on korras ja mulle tundub, see mõjub ka vaimselt väga hästi ja lisaks, et koristamise ajal tekivad mul kõige paremad mõtted, kuidas ja mida tundides teha. Või ma panen kõrvaklapid ja kuulan Saksa raadiot samal ajal. Nii et see on ka asi, millega ma pean ka tegelema kord nädalas. No, see on väga hea harjumus tegelikult, et siis ei ole maja segane ja kõik on ilusti puhas. Ja siis on kas, kelle eest muidugi me kõik hoolitseme. Ja need on niisugused argipäeva toimingud ja siis ilmselt lugemine, raadiot, kuulamine, muusikat, kui muusika mulle väga meeldib, ma huvitun ka väga muusikasse ja. Okei, mul tuli nüüd mitu küsimust, et esiteks, mis teie lemmikraamat on või asi siuke kui lemmikraamatut ei ole, siis mis on teie lemmikžanr? Jaa, ma enamasti loen inglise keeles, ma pean tunnistama, et ma ei ole eesti keeles eriti raamatuid lugenud. Pean tunnistama, ma tean eesti keele õpetajad vaatavad alati natuke kurjalt mulle otsa, kui ma seda üles tunnistan, aga ma olen ikka inglise keele õpetaja ja ma pean ikka selle keelega tegelema, mida ma õpilastele õpetan. Ja minu lemmikžanr on kindlasti 19. sajandi inglise romaan ja lemmikkirjanik on ilmselt Thomas Hardy ja seal on üks raamat Jude the Obscure. Võib-olla Jude, see on siis eesnimi, tundmatu Jude, see räägib ühest vaesest poisist, kes tahab ülikooli saada ja tahab ladina keelt, palju keeli õppida. Aga kuna ta tuleb niisuguses vaesest keskkonnast, on see väga raske ja ta peab ka kõrval töötama. Ja see on väga-väga traagiline raamat, see on väga kurb raamat ja see lõpeb ka väga-väga kurvad. Ja niisugused raamatud mulle meeldivad. Kiirküsimus siis, et kas teile Harry Potter meeldib? Kas olete lugenud Harry Potter? Jaa, olen küll. Mitte kõiki, minu poeg on neid kõik lugenud, ta on neid kõik kodus olemas. Ma olen vist lugenud esimese, Philosopher's Stone. Selle ma olen lugenud saksa keeles, kui ta välja tuli. See on juba, ma ei tea, 20 aastat. See on ikka väga vaadanud. Filme olen kõike teinud oma pojaga kodus. Mis ma arvan sellest? Mina nägin, et see raamatuseeria pani juba väga noori lapsi lugema. Ja see on ju väga hea näha, kuidas lapsed haarasid nendest raamatutest kinni ja lugesid ja lugesid ja lugesid. Ja jälle on ju raamatus see võitlus headuse ja kurjuse vahel ja lõppude lõpuks headus võidab. See on standardne lugu, aga väga hea, et nii on. Et ma ei mõtle midagi halvasti. Muidugi autor J.K. Rowling on nüüd mõningate väljaütlemistega natuke negatiivselt meediasse sattunud. Aga ma pean ütlema, tema raamatut, ma pean nendest lugu, jah. Siit tuleb see küsimus, et kas me peame tundma kirjaniku elulugu, et austada tema töid ja kas siis see, mis ta tema teeb, et kas see on nagu tähtis, et kas tema raamatud on siis head või halvad. Ja, see on väga raske küsimus. Ja, siit saab minna väga sügavale, aga ärme praegu sinna lähe. Mainisite ka muusikat kuulata. Meie klassis, kuna te olete meie klassi vaataja, käib ka siis paar SoundCloud räpparit. Nimelt siis MC Andu ja Kohalik Kristlik. Kas te olete nende muusikat kuulanud ja kui siis mis te sellest arvate? Olen küll SoundCloudist kuulnud. Vahepeal lastakse ka autosse. Ma sõidan ju igal hommikul pojaga kooli ja väga tihti sõidame koos koju. Ja siis ta aeg-ajad laseb ka sealt, et mis see lugu, mida ma nüüd praegu kõige rohkem mäletan, on vist 5. See on juba natuke vanem lugu, aga nii palju kui mina tean, on ju poisid seda kodus teinud, mitte stuudios. Ja mina pean ütlema, et sõnad ja üldse lugude kvaliteet on selles suhtes suhteliselt hea. Ja ikka väga andekad poisid
head tekstid ja oskavad küll. Nii et jaa, mulle meeldib küll. Mainisite, kas siis sõidate pojaga kooli ja koju, et kuna tal on nüüd load ka, et kas ta siis viib teid tööle või sõidate ise? Jaa, ei viib küll. Mis auto teil on? Tegelikult meil on Honda CR-V. See on juba aastast 2004 meil olnud, et varsti on 300 000 peal, aga sõidab hästi. Ja siis abikaasa isal on veel Škoda Yeti, millega nüüd nii-öelda vanaisa nii palju enam ei sõida, ta on juba üle 80. Ja siis me kasutame seda aeg-ajalt ja siis Alex sõidab ka sellega. Okei. Nii, paar viimast küsimust, et kui tihti te haigestute? Mina peaksin ütlema, et talvel suhteliselt tihti. Ja ma olen ka inimestega rääkinud, kui mõned ütlevad, oi, 1, 2, 3 päeva ja mulle vindub see alati nädal 2. Aga ma olen ka aru saanud, millest see tuleb, see on kliima, sest ma elasin ju 2 aastat teises kliimas ja ma ei olnud ühtegi korda haige. Et mulle ikka küll niiske ei sobi. No siin on see, et peab jooma teed sidruni ja meega, see aitab. Teil on ka siuke väike, ma ei tea, kas siis nali või siuke asi on favorite student. Et millal see alguse sai ja kas te kavatsete sellega ka minna, esiteks, kas te võtate tulevikus eelklasse? Kui jaa, siis kui kaua te plaanite selle favorite studentiga jätkata? Ma ei tea, kas see küsimus on sellest tingitud, et see häirib õpilast? Ei, see on üldse lihtsalt, et... Ma ei tea, kust see on tulnud, et tegelikult, kui ma nüüd ütlen, miks ma seda kasutan, siis ei tööta enam. Nii et ma ei ütle, miks. Aga ma pean tunnistama, mul muidugi ei ole nii-öelda favorite student. Mul ei ole isegi second favorite student. Ma kasutan seda teatud kontekstist, et üritada motiveerida õpilasi, kui õpilane on midagi väga-väga hästi teinud. Nii et nüüd ma rääkisin veel ja see on tegelikult minu viis öelda, see oli väga hea. Aga tegelikult õpilased on sellest kinni võtnud ja kunagi üks lõpuklass, kui oli viimase koolikeele aktus, tavaliselt õpilased ehk lõpuklass annab õpetajatele midagi nagu tänutäheks. See võib olla purkmett või erinevaid asju, väikseid asju oleme saanud. Ja ükskord üks lõpuklass andis igale õpetajale ühe templi, mida saab kasutada siis õpilaste kontrolltöödel, saan templit panna. Ja selle templi sõnastus on siis alati see, mis iseloomustab seda, mida õpetaja armastab öelda õpilastele. Näiteks ülikooliga oli püüa veel. Ilmselt see õpetaja alati kirjutabki kirjandi ala, ma ei tea, konsultöö ala püüa veel. Ja minu tempel oli siis muidugi favorite student, mida ma olen ka aeg-ajal kasutanud. Nii et kui te kas te plaanite uut klassi ka võtta? Ja küsimus, mul on nüüd varsti 10 aastat olnud iga aasta olen olnud klassijuhataja. Ma olen küll mõelnud, miks mitte, aga abikaasa on nüüd blokki pannud, on öelnud ei. Nüüd sa oled ka jälle abikaasa ja isa ja et natuke. Ma ei ole veel otsust teinud. Okei, aga kui te peaksite võtma, siis mis on ootused või lootused uut klassi võttes, et ja kas te saate midagi toredat ka meie või siis selle praeguse klassi kohta? Ootused uue klassi kohta. Jah, kui te peaksite võtma, et... Aga mis ootused mul peaksid olema? Ma loodan, et nad on kõik nii toredad nagu kõik need klassid, kes mul on varem olnud. Ja tegelikult kõik need klassid, keda ma olen juhatanud, on olnud väga meeldivad klassid, ja see on ilmselt meie kooli suur pluss. Mulle tundub, et meil on, ja ma ei mõtle akadeemiliselt, et mina ei mõõda inimest akadeemiliselt, kas ta on meeldiv või mitte. Et õpilasel võib olla kõik kahed, aga ta võib olla minu nii-öelda jutumärkis lemmikõpilane ja õpilane võib olla kõik 5 ja keemia ei toimi. Ei. Meie kooli suur pluss on ikka see, et
et ma peaks ütlema, enam-vähem kõik õpilased on väga meeldivad inimestena, nendega on rõõm suhelda, nendega on lihtne suhelda. See ei tähenda, et probleeme ei ole, muidugi on, aga see on ju loomulik, inimeste vahel tekib probleeme. see käib asja juurde. Jah, täpselt. Aga ma pean ütlema, et see mulle väga meeldib, et see õhkkond õpilaste õpetajate vahel on enamasti hea ja õpilaste vahel ka on hea. Seda mul oli ka, kui ma gümnaasiumi valisin, siis mul vend ütles kohe, et kui saad minna Treffnerisse, et see keskkond ja kõik need inimesed on nii toredad seal ja õpilased ja õpetajad, et see on hoopis teine kogemus kui kuskil mujal. Okei, aga võtame siis viimase küsimusele, et kas teil on niisugune oskusi, mida teised ei tea? Või niisuguseid fakte, mida väga teised ei tea või mida te julgete öelda meile siin kuulajatele? Oskusi? Ma ei usu, ma olen kõik demonstreerinud, ma olen isegi tundides laulnud ja inimesed ei julgenud ära juusta, aga tahtnud. Mul küll ei tule praegu midagi meelde, ma olen suhteliselt avatud inimene, et ma väga saladusi ei hoia. Nii et ma ei usu, et siin oleks veel midagi, mida inimesed minust ei tea. Väga tore. Jaa. Okei, aga suur aitäh, et tulite. Oli väga meeldiv. Ja suur tänu kutse eest. Loodame, et kuulajatele meeldib. Minul oli igatahes väga huvitav kuulata teie juttu. Ja siis, nagu siin on ka kirjutatud, et kuulajad, kandke maski. Meil on siiski koroona praegu. Tehke kiirteste ja kui on haigus, püsige kodus. Aga suur aitäh. Palun. Ja kõige head kuulajatele. Tänane episood on jõudnud jällegi lõpule. Aitäh Markusele, et oli nii lahke meiega intervjuud tegema. Aitäh Treffnerile, et teil on niivõrd suurepärased klassid, mida me saaksime hinnata. Ja tegelikult sisukas, võib-olla tavapärasest jällegi natuke pikem episood, me üritame siin varieerida asju. Aga aitäh teid kuulamast ja kohtume juba järgmises episoodis. Ciao! Ciao! Ciao!